joonistame ekraanile 3 punkti. Ühendame need 3 punkti 2 joonega, mille tekib nurk. Nurga tähistame alfaga ning omakorda joonistame ühe joone suhtes täisnurkse lõikejoone ja oluline on siis see, et see täisnurk püsib siin kogu aeg sellisena, et me seda nurka ei muuda ning tekib meil ka täisnurkne kolmnurk, millel on siis nurga alfa suhtes vastaskaatet, lähikaatet ja täisnurkse kolmnurga hüpotenuus on siis täisnurga vastaskaadet. Ja lihtsuse mõttes värvin need jooned üle siis vastavalt punase, sinise ja kollase värviga ning nimetan need küljepikkused või küljed siis ABC. Ja huvitab mind selline asjaolu, et kuidas püsivad need küljepikkused omavahel suhtes, kui ma muudan siis kas seda nurka alfat või siis muudan neid küljepikkuseid. Ja selleks, et seda paremini visualiseerida, et mismoodi need küljepikkused üksteise suhtes muutuvad, siis ma joonistan need samad küljepikkused sama pikana ühe joone peale, paralleelselt kõrvuti, et oleks mugavam neid visuaalselt hinnata. Ja esialgu, vaadates neid küljepikkuste muutuseid siin, muutes siis nurka ja neid küljepikkuseid korraga, on väga raske tajuda, et kas siin on mingisuguseid seoseid või ei ole. Aga selleks, et seda paremini hinnata, siis jagame selle hüpotenuusi pikkuse võrdselt ühtlasteks osadeks ning proovime siis vaadata, et kui muudame siis seda küljepikkuseid proportsionaalselt, see tähendab siis seda, et me ei muuda seda täisnurka ja me ei muuda nurka alfat, vaid muudame ainult küljepikkuseid, et ükskõik millist küljepikkust me muudame, siis teised küljepikkused peavad muutuma proportsionaalselt siis nendest kahest nurgast tulenevalt. Ja tegelikult joonistub välja selline huvitav asjaolu, et nagu juba siit skaala pealt aimata võib, et sellise muutuse korral need küljepikkuste suhe on alati sama. Et kui me vaatame näiteks, kui palju sinine ehk siis külg A muutub külje C suhtes, muutes neid küljepikkuseid proportsionaalseid, siis me näeme, et suhe püsib kogu aeg samana. Ehk see väärtus langeb umbes siia silmaga hinnates 0,61 juurde ja siis punane külg ehk siis külg B samamoodi see väärtus langeb kogu aeg umbes siia 0,79 juurde. Ja need küljepikkuste siis see suhe hakkab muutuma sellisel juhul, kui me muudame nurka alfa. Ja siis vahet ei ole, mis pidi me selle kolmnurga joonistame, et see põhimõte püsib alati samana, et kui me nurka alfa ei muuda ja meil püsib siin täis nurkne kolmnurk või siis see lõikejoon, et siis nende küljepikkuste suhe selle sama nurga puhul on alati sama. Ja siit tulebki siis seos, milleks on siis siinusfunktsioon, et kui me vaatame siinusfunktsiooni nurga alfa suhtes, siis juba ainuüksi võrreldes visuaalselt neid küljepikkuseid me näeme, et see külg C mahub siia külje A sisse 0,48 korda, mis siis on siin ka numbriliselt välja arvutatud. Aga ilma, et me isegi teaksime, mis need täpselt küljepikkused on numbriliselt A ja C, on siis seos ka tegelikult juba siin visuaalselt hinnatav, sest igasuguse selle küljepikkuse puhul, kui see nurk püsib sama,
ja täisnurk püsib muutumatuna, siis see külgede omavaheline suhe püsib ka samana. Ja täpselt sama kehtib siis ka koossiinuse puhul, et mitu korda mahub siis see lähiskaatet ehk siis B, punane külg meil siia kollase külje peale või siis mitu korda mahub see kollane külg siia punase külje sisse, võib ka niipidi vaadata seda. Aga visuaalselt jälle me näeme, et see on umbes 0,88 korda on siis nende küljepikkuste omavaheline suhe. Ja see nagu ennegi ei muutu siis, kui me muudame neid küljepikkuseid muutmata siis nurka ja täisnurka. Nüüd veidi erineb meil siis tangents alfa funktsioon, mis on siis mitu korda mahub meil punane külg sinise sisse või siis kui suure osa moodustab sinine külg punasest, võib ka niipidi vaadata. Aga sellisel juhul me võtame siis selle punase külje, jagame ütluselt ära ja näeme, et see proportsioon püsib meil samana, täpselt samamoodi, kui me seda küljepikkuseid muudame, muutmata siis nurka alfa ja täisnurk püsib meil kogu aeg täisnurgana, siis see suhe siin ei muutu ja see numbriline väärtus on ka sama. Ja kui hakkame nurka muutma, siis me näeme ka, kuidas meil see küljepikkuste suhe omavahel muutub. Ehk siis selle sama siinuse, koossiinuse ja tangentsi funktsioonide puhul tegemist on siis funktsioonidega, mis sõltuvad nurgast. Nad tegelikult ei ole külgede pikkuste või siis ütleme kolmnurga funktsioonid, vaid nad on puhtalt selle nurga enda suurusest tulenev siis väärtus. Et kui me seda nurka muudame, siis see suhe muutub, nagu me küljepikkuseid muudame proportsionaalselt, siis need suhted püsivad samana. Ja võime seda sama asja hinnata ka siis numeeriliselt, ehk siis paneme numbrid valemitesse sisse ja vaatame, kas siis need küljepikkused siin erinevate suuruste juhul annavad meile sellise tulemuse, nii nagu on meil siin juba ette näidatud või arvutatud. Aga ennem kui me üldse masinlikult neid kalkulaatoriga siis näiteks arvutama hakkame või tabelitest vaatama, et mis oli siin siinus 90 kraadi puhul või koossiinus 180 kraadi puhul, et siis tasub ikkagi intuitiivselt ja visuaalselt proovida neid seoseid siis enda jaoks kaardistada ja aru saada, et tegemist on puhtalt siis selle nurgast sõltuva küljepikkuste suhtega, aga tegelikult ei sõltu ka küljepikkustest, vaid ainult sellest nurgast endast on siis selle nii-öelda funktsiooni määratlus.